Tere tulemast tagasi, mu armsad kuulajad. Ma olen siis Janne ja ma olen holistiline tervendaja ja kaksikhinge nõustaja alkeemik. Ja selles praeguses videos ma plaanin siis teha 3 erinevat gruppi ja natuke piiluda ajast ette, vaadata, et mis on siis tulemas järgmisel kuul, ütleme järgmise 3 kuu jooksul, järgmise tsükli jooksul. Meil on siis juulikuu hakkab läbi saama, ma loodan, et te olete nautinud seda imeilusat ja kuuma suve ja seda liikumisvabadust, mis meil hetkel veel on, sest minu tunnetus on selline, et ilmselt siin tulevad uued piirangud mingi aeg, nii et nii nagu mina olen nautinud maksimaalselt seda praegust kohvikud, restoranid, reisimine on hetkel avatud, eks ole, mingil määral, siis ma loodan, et ka sina oled seda teinud. Mul on lapsed, on kodus, lasteaiad on kinni, mul on 3 last, võib-olla sa oled uus sellel kanalil, mul on 3 last ja kasupoeg. Me oleme siis minu kaksikleegiga kokku toonud kärgpere ja ma olen ise 16 aastat kaksikleegi teekonnal jõudnud harmoonilisse sisemisse liitu ja seda peegeldab tagasi siis ka meie harmooniline väline suhe. Ja kui ma ise jõudsin sellesse kohta, siis mulle anti minu teejuhtide poolt juhatus abistada, juhatada teisi kaksikhingesi, kaksikleeke nende valgustumise teekonnal. Sellest ma praegu aga pikemalt ei taha rääkida, see on teiste videote ja minu kursuste teema, et mul on siis 4-osaline kaksikleegi alkeemia protsess kursus aktiveeritud hingedele, kes kogevad siis valgustumise esimest tasandit. Ja kuna mu lapsed praegu on kodus, siis nagu sa näed, neid videosi on harva, nad on kaootilised. Mul on 4-aastased kaksikud poisid, kes on superaktiivsed. Nad on valgustunud poisid, väga erksameelsed, väga energilised, ääretult uudishimulikud ja kartmatud, mis on kõik super. See on kõik lapsed on sellised, enne kui vanemad nad oma oskamatuse ja ignorantsusega siis ja vaktsiinide ja rohtude ja vahele sekkumistega juba sünnitusmajas, enne kui nad nii-öelda kinni tambitakse. Aga jah, et selline loomuomane puhas, sekkumata laps on väga aktiivne, väga uudishimulik, väga erkas ja see on üks põhjus, miks ma pole teinud neid videosi, sest nende kõrvalt mul ei ole võimalik mitte midagi teha. Et kui päris aus olla, siis tegelikult isegi üks inimene võib natuke hätta jääda, suudab võib-olla pool päeva nendega olla, siis oleks juba 2 täiskasvanud vaja, et tagada kõigi turvalisus. No näiteks, kui nad praegu mul oleksid kodus, siis nad jookseksid ümber maja ja läheksid ilmselt kas autolust küljest lahti muukima või muruniidukit lahti kruvima. Ühesõnaga, nad teeksid midagi, mis oleks kas neile või keskkonnale potentsiaalselt siis ohtlik. Nii et ilma järelevalveta ma neid jätta ei saa, nad läheksid siis elu ja maid avastama. Nii et see on siis natuke jutustus, millega ma olen siin tegelenud ja miks ma nii kaootiliselt teie ette ilmun. Olen teinud vahepeal siis ka suve ainukese kaksikhinge alkeemia kursuse ja kui sa soovid, siis praegu oleks hea registreerida uuel hooajal augusti lõpus alustavatesse gruppidesse. Peale seda, kui ma ise jõudsin kaksikhinge liitu, sisemisse liitu, ehk ülestõusus esimese tasandi, sain läbitud, mul tõusis kundaliini energia, avas mu selged tajud, tekkis ühendus Jumalaga, algallikaga endas, siis suuresti ma elan ainult oleviku hetkes. Ma võtan kliente, või õigemini ma tean oma nädalat mingil määral laias plaanis ette ainult 1 nädal. Ja ka see võib muutuda, sellepärast ma tean, et paljude inimeste jaoks see võib olla tüütu ja frustreeriv, aga ma olen selline ja selline on tegelikult elu 5D teadvuses. Sa oled olevikupunktis ja iga moment sa kuulad kõrgemat juhatust, kas ei või jah.
kas ma võtan selle inimese, kas ma ei võta selle inimese, kas ma see nädal teen tööd või ma ei tee tööd, kas ma teen video, mis teemal ma teen video, kas ma tunnen juhatust teha uus kursus või hoopis tarovideod. Nii et ma kuulan kogu aeg ainult oma kõrgema mina, oma teejuhtide juhatust ja mitte ei lukusta ennast ajamaatriksisse ja ei pane ennast kinni. Et ma olen oma sisemise tööga jõudnud sellisesse kohta, ma saan endale lubada sellist totaalset vabadust ja see on siis koht, kuhu me valgustumise teel hinged liigume, uus maailm, eks ole, kus sul on küllus, armastus, rõõm, õndsus ja finantsiline vabadus. Ja kus sa oled täielikult, kust see tuleb sinu sisemisest täielikust suveräänsusest. Suveräänsus tähendabki seda, et sa ei anna aru mitte kellelegi, ainult oma enda kõrgemale minale, mis on ülestõusuprotsessi käigus puhastunud siis egopatoloogiatest, hirmupatoloogiatest. Nii et ma tean vaid seda, et need kursused tulevad ja kui sa soovid, siis lihtsalt anna mulle teada, me paneme sind ootelisti, et siis kui on teada kuupäevad, täpsem info, siis see saadetakse meili pealt. Kui sa tellid mult taro lugemise, siis palun arvesta sellega, et sa saad selle personaalse video 10 päeva pärast. Kui 10 päeva on möödas, videot pole tulnud, siis kirjuta mulle meil ja tuleta ennast meelde, et tavaliselt üks video kipub, aeg-ajalt üks video kipub siis kaduma jääma. Nii, mis ma veel teile teatan? Nii et eraseansse ma teen kaootiliselt harva, ainult siis, kui tunnen juhatust, tarovideosi, lugemisi sulle. Sul on võimalus neid saada, aga üsna vähe teen neid. Nii et hoia mu kodulehel siis pilku peal ja augusti lõpus siis hakkan jälle suurema koormusega töötama, kui mu lapsed lähevad kooli ja lasteaeda. Aga 3 gruppi siis me vaatame, mis on tulemas augustikuus kuni siis oktoobrikuus. August kuni oktoober, selline mõnus 3-kuuline järgmine tsükkel. Ja august meil ju algab juba nädalavahetusel. Ja meil on siin siis 3 erinevat gruppi, mille vahel valida. Esimene, teine ja 3. Et võid praegu panna pausi peale, tunnetada, kuulata, mõtiskleda, mediteerida sel teemal, et milline grupp siis on sinu jaoks. Esimene, teine ja 3. Ja ma ladusin need kaardid juba valmis. Aga ma ei tea, mis kaardid siin on. Grupp number 1, sa valisid, sinuga koos käis ka selline helesinine kurgutšakra kivi, mis on pitsahat, nii et võimalik, et sa praegu siis energeetiliselt toimub sul kurgutšakra puhastus, aktiveerimine või kurgu tasandil on sul mingisugused blokeeringud. Ja sinu kaardid siis, esimene grupp, mis on tulemas augustikuust septembri ja oktoobrini. Tuleelemendi 9. Tuleelemendi 9, vaata seda kaarti natuke, ma ei ole ammu seda kaardipakki kasutanud, nii et mul on endal ka huvitav vaadata, mis tunded mul tekivad. See on nüüd kogu siis selline muster ja teema, mis saadab sind järgmisel 3 kuul. Ja see on tegelikult siis soovitus sulle, grupp number 1, ära anna alla. Sa oled siis, sul on olnud keeruline etapp, sul on olnud mingisugune võib-olla vaimse ärkamise algus, võib-olla ego surma, hinge pimeda öö etapp. Sa oled kõvasti teinud sisemist tööd, võib-olla käinud teraapias, võib-olla on sul selja taga kas töövahetus, abielulahutus, mis iganes, või lihtsalt suhtes on olnud keerulisemad ajad, aga järgmise 3 kuu jooksul sa pead säilitama oma usu, kuigi sa oled pika tee käinud, sa pead leidma selle viimase maratoni lõpu siis energia
jaksu ja usu püsida sellel kursil, kus sa oled olnud. Ma tajun teie puhul, et siin on hirmud, mis tahavad sinu sagedust ja seisundit pidevalt siis kõikuma lüüa. Aga ma näen seda, et siin on siis keegi naine, kes üritab leida julgust endasse uskuda, hoolimata, et ümber see situatsioon, 3D situatsioon on väljakutse. Järgmised kaardid sulle on siis kalade energia, täiskuu kalades, balansseeri vaimsus praktilisusega. Alistu Jumalale, alistu universumile, täiskuu. Nii. Järgmine on siis selline kaart, mille sõnum on ole avatud tervendavale informatsioonile ja siin on tervendusingel. Tervendusingel. Ja roheline, ma märkan seda rohelist energiat, mis on ikkagi seotud südamega ühenduse saamisega. Emake maa kaitsjad, peenenergia olendid, inglid, kaitsjad, teejuhid. Sa ei ole üksinda, iidsed esivanemad on sinu kõrval. Vaata selline kaart. Ma laon need kaardid siia välja ja siis hakkame rääkima, mis ma siit tajun, mis siin toimub. Nii, siin on siis veeelemendi 7, keeruline otsus. Sul on soovitatav teha siis uurimustööd ja lõpeta edasi lükkamine. 7 karikat, sa ei tea, mida võtta, mida jätta. Karika kuninganna, see oled siis sina, vähienergia. Suhe on arenemas uuele tasandile, usalda oma intuitsiooni ja hoolitse enda ja teiste eest. Ja kuukaart, mis on jällegi selline vähilik energia, olulised selged tajud ja informatsioon, sündmused, mis ei ole silmale nähtavad, vabasta oma hirme, mis hoiavad sind tagasi. Nii, siit tuleb siis väga konkreetne. Siin on esindatud veeelement, siin on esindatud tuleelement. Siin on kalad, siin on vähk, siin on skorpion. See oled ilmselt sina kuulaja. Või on sul tugev astroloogilise kaardi positsioon veeelemendis, võib-olla on kuu sul veeelemendis või tõusumärk. Sest need 3, päike, kuu ja tõusumärk on siis kõige nagu dominantsemad, võivad olla siis sünnikaardis. Üks hetk, ma korraks vaatan neid kaarte siin enda ees ja tunnetan, mis on see põhisõnum. Nii, mis siit tuleb läbi? Grupp number 1. Mul on tunne, et teie, kes te valisite selle grupi, sul on tervendav energia. See on esimene asi, oma hinge olemuselt sa oled tegelikult selgelt nägija, selgelt teadja või tervendaja. Siin on mitu kaarti, mis sellele viitavad ja ma lausa tunnen, et see on esimese grupi peamine sõnum. Võib-olla sa oled hiljuti läinud õppima mingisugust holistilist tervendust, võib-olla meediumikooli, võib-olla reikit õppima, võib-olla sa teed kätega midagi, võib-olla sa juba oled tarokaardi lugeja, kanaldaja või tervendaja. Aga sõnum on siin see, et need võimed sul avalduvad ja süvenevad veelgi. Siin on midagi seotud sinu enda seatud takistustega, võib-olla sa ei ole julenud uskuda endasse, siis see kõik on asjatu. Jäta need hirmud kõrvale. Sul üks oluline õppetükk sellel järgmisel 3 kuul on vabastada oma hirme, mis on seotud sinu enda intuitsiooniga, et sa julgeksid rohkem ja rohkem aidata inimesi ja astuda väljendama enda andeid, mis sulle tegelikult on kui kingitused kaasa antud sinu spetsiifilise hingeolemusega. Et ma tean, et see algus võib olla väga hirmuäratav tulla oma sellisest nagu spirituaalsest kapist välja, kui sa enne võib-olla oled töötanud pangas või raamatupidajana või müüjana või õpetajana, sest ja tegelikult sul on kogu aeg olnud siis salaja
spirituaalsed anded, võib-olla kas kaardilugemised või ennustuse või nägemise või tervendusenergia kätes, et need on põhilised asjad. Ma kuulen ka seda, et osad teist on väga andekad kätega ravitsejad ja massöörid. Nii et see on sulle praegu sõnum. Palun usu endasse, ära anna alla, ära lõpeta selle talendi väljendamist ja sellest siis isegi oma karjääri tegemist. Kui ma ütlen sõna karjäär, siin ei ole absoluutselt mingisugust negatiivset tagamõtet, sellepärast et ma toon sulle näite, kunagi aastaid tagasi ma ei tahtnud kasutada sõna äri. Eesti keeles sõna äri oli sellise räpase maiguga, eks ole, et justkui natuke selline, kuidas nüüd öelda, ühesõnaga seal on selline negatiivset alatooni. Aga täna ma ei leia isegi eesti keeles paremat sõna, näiteks ka mina ise olen spirituaalse äri omanik. Ma olen juba rohkem kui aasta aega loonud oma ettevõtte ilma abilisteta, mina üksinda, mida ma muudkui kogu aeg laiendan ja see on tegelikult spiritual business nagu kord ja kohus ja meil on vaja välja tulla sellest häbist ja jumaliku naisenergia, mis muide on tervendusenergia, selle peitmisest, tagasihoidmisest ja sul on täielik õigus teenida raha, maksta makse ja luua omaenda spirituaalne ettevõte, spirituaalne äri. Nii et ma ei tea, võib-olla see on sulle vajalik esimene grupp kuulda, et see ei ole mingisugune uhuu või voodoo või mingisugune häbiväärne tegevus, vaid uue maailma liider on jumalik naisenergia koos jumaliku meesenergiaga. Ja nad on alati olnud tervendajad. Nad on alati olnud tervendusenergiaga. Enne me lihtsalt peame ise ennast tervendama, et see meie jumalikkus, see, millest ma video alguses rääkisin, kuula see üle, kui sa tahad uuesti kuulata. Kui meie kundaliini energia tõuseb, siis ta avab meie tšakrad, viib nad perfektsesse balanssi ja kui avaneb meie südamekeskus, siis siit läheb see tervendusenergia, läheb meie kätesse ja kui ta tõuseb ülesse, kui avaneb kolmas silm, minul tekkiski siis taro lugemise tegelikult kanalduse võime ja muide ma ei teadnud seda ise. Mul oli üks väga armas sõbranna, kes ise on taro lugeja, kes sattus juhuslikult minu kursusele ja ta ütles mulle peale kursust, kui me läksime koos ära, et Janne, kas sa tead, et sa kanaldad, eks ole, et see oli umbes 2 aastat tagasi, et siis kui ma jõudsin sisemisse liitu ja kui ma kogesin valgustumist, püsivat samaadi seisundit peale siis kaksikleegi teekonna, võime öelda siis sellist finišijoont, eks ole, kuigi see ei lõppe kunagi, tulevad teised tasandid, aga see on, ütleme siis kaksikleegi teekonnal justkui selline nagu lõppkoht, kus sa oled valmis siis astuma missiooni, astuma siis andma oma kingitusi teistele. Nii et see kõik kuulub selle esimese grupi juurde, et sina, kes sa oled siin tugeva vee-energiaga, sind saadavad esivanemad. Sul on tohutult palju kaitsjaid, teejuhte, sõnumitoojaid, võib-olla siis, kui sa oled meditatsioonis, võib-olla kui sa teed lõunauinakut või sa oled magama minemas või hommikul ärkamas, sulle tuleb mingisugust intuitiivset, inspireerivat informatsiooni. Pööra sellele tähelepanu, pane oma öökapi kõrvale oma päevik või kirjutusvahend ja paber ja tee märkmeid. Need on sinu, vaata, see on see tervendusingel, kes saadab sulle, edastab sulle sõnumeid, mida sa võiksid järgmisena teha. Nad lükkavad sind tagant, nad koputavad sulle selja peale, õla peale ja need on sinu esivanemad, sinu suguliinis, kellel ei ole olnud sellist võimalust oma andeid, oma evolutsioonis, oma teaduses tõusta nii kõrgete kohtadeni nagu meie, sest praegu me oleme sellel murrangulisel ajal, kus on valgustumise ajastu, kus väga palju vabatahtlikke valgustöötajaid, kes on tegelikult tõusnud meistrihinged, kaksikhinged, tähelased ja indigod ja vikerkaared ja kristallid ja kes nad veel on, kes on tulnud siia tegema läbi oma ülestõusu teekonda, et siis asuda vabatahtlikuna tööle. Ja sina oled kindlasti see
et ma tunnen, et sinu siis kogu järgmise 3 kuu põhisõnum ongi just nimelt see, et sa usaldaksid oma intuitsiooni. Nii et koos on siis kuukaart ja karikate kuninganna. Nad on mõlemad muide väga empaatilised ja väga intuitiivsed kaardid. Nad on seotud jumalanna energiaga, aga siin on ka ohumärk. Palun pööra tähelepanu ka hirmudele, sellepärast et meie selged tajud on täpselt niivõrd puhtad, kui palju oleme me alkeemiliselt muundanud oma hirme. Ja kuukaart räägib ka alateadvuse mitte nii meeldivast poolest ehk siis hirmudest. Nii et paralleelselt oma tervenduse energia avamisega on sul vaja jätkata omaenda sisemist tööd. Mis asi on sisemine töö? Sisemine töö on järjepidevalt kasutada oma spirituaalset tööriista, esimene silm või 3. silm, kuidas kellelegi meeldib kasutada, ehk eristamisvõimet. Eristamisvõime, mis on hirm, mis on kõrgem juhatus, mis on hirm, mis on hing, mis on hirm, mis on kõrgem mina. Ja teha siis vahet, sellepärast et kui sa ei ole sisemist tööd teinud, siis sinu juhatus ja intuitsioon on seotud ja põimunud ja lõimunud sinu enda hirmudega ja projekteerid need oma kliendile või oma teistele inimestele siis. Aga sul on tohutu tervendaja potentsiaal. Teised, kes te valisite selle grupi, siin on siis konkreetne sõnum sinu suhtega. Ära heida meelt, ära loobu, ära anna alla, ära loobu oma soovidest, unistustest, kõrgetest ideaalidest. Aga siin on erinevus selles, kõrgete ideaalide hoidmine, sa saad neid hoida ainult iseendale. Liigu oma enda teel ja säilita neid iseendale, aga sa ei saa neid peale suruda kellelegi teisele või oma partnerile või oma abikaasale. Nii et siin on siis see sõnum, et ära loobu, kaitse seda, mida sa oled loonud, mis sa oled siiamaani saavutanud, mis sa oled ennast üles ehitanud ja jätka seda teed. See suhe hakkab, ma kuulen praegu, see suhe hakkab arenema ja liikuma siis, kui sina liigud edasi oma tervendus või intuitiivse eneseväljenduse või tööga. Et see võib olla isegi siin üks blokeering sul, kui sa ei ole rahul olnud selle suhte käiguga, et sa ei ole piisavalt kasutanud oma väge ja astunud siis oma selle, selgelt nägija tervendaja rolli. Nii et balansseeri vaimsus praktilisusega. Ma tajungi siin seda kalade energia, eks ole, et siin võib olla selline kaksikleegilik või kõrge hingeside taustal, sest ma vaatan neid, siin on see peegeldus, eks ole, peegelpilt, aga ennekõike on see ikkagi sõnum sulle endale, nii nagu sees, nii ka väljas. Ja nüüd on spetsiifiline sõnum. Minu jaoks see kaart tähendab seda, kui sa kusagil oled hädas oma elu vormiga, oma elu rahalise külluse, materiaalse vormi aspektiga, võib-olla su auto laguneb, võib-olla su kodu ei ole sulle meeltmööda, võib-olla sul oleks vaja suuremat sissetulekut või su raha hakkab otsa saama, siis see näitab seda, et sa ei ole balansis, sa ei ole, sinu spirituaalsus ja praktilisus ei ole balansis. Ülestõusu teekonnal, mis on kõrgeim spirituaalne teekond, meie väline elu, väline vorm läheb õitsema ja muutub aina külluslikumaks, rikkalikumaks. Milline on sügavalt rahuldust pakkuv elu hinge seisukohast? Selline, kus sul on lai ampluaa erinevaid rikkalikke kogemusi, sinu hingele, sinu vaimule rikastavaid kogemusi ja see küsib sult raha, see küsib ressurssi, sellepärast et siin 3D füüsilises reaalsuses planeedil Maa me tulime siis mängima vormiga, me tulime õppima vormimeisterlikkust. Nii et ilmselt sa oled olnud liigselt siis sellises kaassõltuvuses ja võib ka öelda haavatud naisenergias, sest senikaua, kui sa iseseisvalt ei suuda
tagada endale külluslikku elu, ollakse ikkagi haavatud naisenergias. Jumalik naisenergia on küllus seesmiselt, ta südametšakra avaneb ja see väljendub ka selles, et tema väline elu on külluslik. Nii et me ei saa lahus hoida välist ja sisemist. Ja siin sul ongi, näitab seda, et sul on vaja siis olla praktilisem, sul on vaja siis hakata kasutama rohkem oma mõistust, oma loogikat, oma sisemist keisri või kuninga energiat, oma eraettevõtja, oma juhi, oma liidri, oma missioonitöö tegija energiat. Et võta täpselt nii, kuidas sul resoneerub, aga siin on siis jah, selline, seda tegelikult võibki nimetada natuke selline põgenemine spirituaalsusesse, mis tegelikult ei ole spirituaalne. Sulle tulevad tähtsad vaimsed sõnumid, juhatused, sul on väga palju kaitsjaid ja teejuhte, siin ongi mingisugune lõpeta edasilükkamine, lõpeta viivitamine, edasilükkamine, tee ära see otsus, hakka kuskilt pihta, eesmärk ei ole olla perfektne, eesmärk on teha igapäevaseid samme sinu unistuste suunas, sinu kõrgema juhatuse suunas, mida sulle annavad sinu esivanemad, ja sinu üks spetsiifiline kaitseingel, kes aitab ja juhatab sinu tervendustööd, muide. Nii, vaatame, mis siin veel, mis mul teile veel on öelda. Ja alistu siis kõrgemale reaalsusele ja ma tunnen, et see kõik on ikkagi seotud sellega, et need sõnumid, mis sa kuuled, see juhatus, mis sa kuuled, need on tõesed. Ja sinu ülesanne on likvideerida hirm, likvideerida kahtlus ja võtta inspireeritud samme, liikuda selle suunas, mida su teejuht sulle ütleb. Nii et see on siis esimene grupp, teie lugemine, tuli siis selline väga konkreetse juhatusega tegelikult. Nii, liigume edasi, grupp number 2. Grupp number 2. Nii, grupp number 2. Sinul on siis selline kivi, ma alguses neid kive ei näidanud. See on seotud ka kõrgemate tšakratega, see on seotud sinu südame ja kurguga, nii nagu esimenegi grupp. Vaatame, mis on sinu kaardid. Mis on siis tulemas augustist oktoobrikuuni ehk järgmine tsükkel. Nii, siin on siis müntide 10, mis tähendab siis õnnelik perekonnaelu, abielu, lapsed ja perekonna reliikvia. Karika 7. Keerulised otsused, palju erinevaid valikuid. Nii, saatuse ratas. Ärkamine. Energeetilised uuendused, uus olemise viis ja integratsioon. Peegel. Võtta aega mõtiskleda, mis on need peegeldused sinu elus, mida see situatsioon näitab sulle sinu enda sisemaailma kohta. Emotsioonid on laes. Superkuu. Nii et siin on liiga palju siis kõrgeid emotsioone ja sauade 2 otsused, plaanid ja valikud seisavad ees. Nii, siin on mitu erinevat stsenaariumit. Osad teist, kes te valisite selle grupi ja müntide 10, te tegelikult tahate teada oma töö, oma äri, oma rahade kohta. Sul on plaanis mingisugused
investeeringud, uuendused, laiendused, rahapaigutused, võib-olla siis sa oled juht, omanik, eraettevõtja, võib-olla sa vahetad või laiendad oma tegevusvaldkonda ja need on need, mis sul on mõtetes olnud. Kuna ma näen seda, et sul toimub siin energeetiline uuendus, siis see on tegelikult siin all, miks sa tunned ka, et võib-olla see vana endine siiani tegevusvaldkond ei ole sulle nii tugev kirg. Ja siin on siis sul inspiratsioon laiendada oma tegevust. Ja siin on juhatus sulle, et sa oled õigel teel. Võta need riskid, tee need investeeringud, sest müntide 10 on tegelikult rikkuse kaart. Nii et ma tunnen, et siin on nagu 2 erinevat varianti, kuidas ma loen seda kaarti teile, grupp number 2. Osad teist siis, see ei olegi nii väga seotud abieluga, kuivõrd sinu isiklik, võime öelda, sinu suguvõsa reliikvia, küllus ja mingisugune rahaline ettevõtmine, mis toob sulle rikkuse. Nii et palju õnne, see on nagu loto peavõit. Et sul on ette nähtud saada edukaks, saada külluslikuks, saada rikkaks, mis iganes see sinu jaoks tähendab. Rikkus ei ole mõõdetav rahaühikutes, rikkus on sisemine seisund. Ja ühe inimese jaoks võib olla rikkus see, et tal on 500 eurot, aga teise inimese jaoks on rikkus see, et tal on vaja, ma ei tea, 50 000 eurot või 5000 eurot. Et võtta täpselt vastavalt oma situatsioonile, aga see rahaline, äriline, projektipõhine ettevõtmine, mida sa praegu mõtiskled, see on, ma isegi ütleks, see on sul saatuse poolt määratud. Sinu saatus nii-öelda ajab sind taga, ära kahtle nii palju. Nii et sulle on siis määratud mingisugune investeerimine, laienemine, uuenemine, mingisugune võib-olla pärandus isegi võib sulle tulla siin järgmise 3 kuu jooksul või sa oled selle päranduse juba saanud ja sul on aeg seda hakata realiseerima. Sa mõtiskled, kuidas kasutada neid ressursse, mis on sinuni tulnud. Lihtsalt tea seda, et need on need on saatuse poolt siis sinu eluplaanis, sinu hingeplaanis ja sinu väljakutse ongi siis kasutada oma intellekti ja oma südant, et seda paigutada siis kõigi kõrgemaks hüvanguks, mitte kedagi kahjustavalt ja samas luues endale siis mõnusat, mugavat, sügavalt rahuldust pakkuvat kogemust ja elutingimusi. Taustal siin toimub siis sul ärkamisprotsess, energeetilised uuendused ja ma tean, kui väsitav see on. Kui sa oled siis üks meie seast ehk aktiveeritud hing ülestõusuprotsessis, siis see võibki nii olla, et sa muutud nii tihti, et sa ei saa 3 kuud ka ette planeerida. Võib-olla üks juhatus, mis sul on täna, ei kehti enam 3 kuu pärast või 6 kuu pärast, sellepärast, et sa oled arengu peateel, sa saad kogu aeg aktivatsioonikoode, sa saad jumalikku juhatust, ilmselt sa koged võib-olla luude, lihaste, liigeste valusi, kuuma ja külma hoogusi, kõrvade vilinaid, äkilisi signaale, mis tulevad siis kas paremast kõrvast või vasakust kõrvast ja sellega koos sul tekivad siis taipamised, realisatsioonid ja isegi kanaldamise võime, sa võib-olla ise ei pane seda tähelegi, aga fakt on see, et sul toimub pidev integratsioon ja see, kes sa olid eelmine aasta, ei ole sa täna, rääkimata järgmine aasta. Ja see võib teha sul praktilise elu korralduse, ütleme, keeruliseks, sest et sa kogu aeg, sa oled hakanud ärkama sellele, et nii nagu sees, nii ka väljas. Sa mõtiskled palju, kuidas see, mis ilmus su ette, kuidas see on seotud sinu mõtete ja tunnetega, kuidas sina kui looja lõid seda oma sisemaailmaga, nende mõtetega, nende tunnetega ja ma liiguks veel edasi selle kontseptsiooniga, mida sa hoiad iseendast. Näiteks, kui sa arvad, et sa oled rikas, edukas kuningas või kuninganna, siis seda sa hakkad looma oma reaalsusesse. Sinu vorm, 3D vorm hakkab vormuma selle järgi, mis on sinu kontseptsioon iseendast. Kui sa usud, et sa oled hüljatud, haavatud,
vigane, defektiga, vaeseke, siis täpselt seda sa saad kogeda. Nii et muuda oma uskumusi enda kohta, kelleks sa ennast pead. Ärganud inimene, ja sina oled sellel teel, ärganud inimene on taibanud, et ta on Jumal. Ärganud inimene on saanud ühenduse enda sees oleva universumi ja kosmosega ja ta mõistab, et ta on kõik, mida ta iganes on soovinud ja seega on tema võimuses ka luua ükskõik, mida ta soovib. Eks ju, et spirituaalses reaalsuses piiranguid ei ole. Nii et sa tegeled mingit laadi valikud, mingit laadi otsused. Ma näen, et sul praegu ei ole seda, sul on palju valikuid ja kuna sa oled ilmselt liidri positsioonis, on võimalik, et võib-olla sul on vaja abilisi. Soovitus sulle on, siin on mingisugused emotsionaalsed sellised käivitid ja triggerid on tekkimas, aga mulle tundub, et need ei üllata sind, sellepärast, et sa oled juba mõnda aega olnud sellel ärkamise ja ülestõusu protsessis ja sa juba tead, et muutus ja emotsioonide ja triggerite esinemine on pidev. Kui me oleme ülestõusus aktiveeritud, siis me oleme pidevalt valmis triggeriteks ja meil on plaan, kuidas talitada, kui tuleb järjekordne hirmu energia esiletulek, ehk mida nimetatakse siis triggeriks. Aga ma näen, et sa oled üsna teadvel, et sa pidevalt tuletad endale meelde, et see on lihtsalt sinu sisemise mingisuguse hirmu, mingi uskumuse peegeldus. Sa vaatad peeglisse, et palju õnne, sa liigud lähemale oma jumalikkusele, oma jumalanna teadvusele ehk valgustumisele. Mis siin veel? Ma vaataks korra veel, ma pean täpsustava kaardi teile võtma. Teised, kes te valisite selle teise grupi siin, need, kes, kui sinuga ei resoneeru see raha ja külluse ja pärandi jutt, mis ma just rääkisin, siis sinul on siin praegu abiellumisega võimalik, et 2 erinevat ettepanekut. Võimalik, kui sa oled natuke noorem inimene, vaba ja vallaline, siis sul on mitmed erinevad, võib-olla 2 erinevat austajat ja sa mõtiskled, kellega luua perekond, kellega siis sõuda abieluranda, kellega saada lapsi, ehk seda sümboliseerib see müntide 10. Et kas teha sellest suhtest siis midagi püsivamat, jäädavamat ja sa praegu siis võtad selle aja ja vaatad, mis variandid sul on, mida sa tunned. Ma kohe vaataks, täpsustaks. Grupp number 2, palume täpsustust. Okei, siin tuli väike hoiatus, et siin on kaassõltuvust, siin on oht, et sa võid teha valiku, et siin on mingisugune mitme osapoolega situatsioon. Osadel teist võivad olla siin ka lähedased õed või sõbrannad või sõbrad, kes kallutavad sind valele teele. Siin võivad olla mitte ärganud, madala teadvusega seltskond, kus sa veedad aega või on sinu õed või õed-vennad, kelle seltskonnas sa regulaarselt viibid, aga kes mõjutavad sinu kõrgemat eluteed. Ja siin on sul vaja läbi töötada siis mingisugused sõltuvused. See võibki olla sõltuvus sellest sõbrast, see võib olla kaassõltuvus, et sa ei suuda ise oma valikuid ja otsuseid teha, et sa muudkui lähed ja küsid teist arvamust, et sa lähed ja küsid oma sõbrannade arvamust ja see on see muster, millest sa pead välja tulema, sest see sinu elu on sinu ja mitte keegi teine ei tohiks anda sulle nõu. Mina olen ise olnud ka selline jagaja ja rääkija ja ma olen sellest välja kasvanud, sellepärast ma tunnen selle nii hästi ära, kui kellelgi on see kaassõltuvus. Küll aga minus on alati olnud väga tugev sisemine oma hääle kuulamine. Mõni mitte ärganud inimene nimetab seda põikpäisuseks, aga tegelikult see on iseseisev mõtlemine. Ma olen kogu aeg saanud telepaatilist, energeetilist juhatust. Ja sellepärast ma olen näinud kogu aeg väga palju erinevaid perspektiive ja lõpuks ma olen alati teinud omaenda hääle järgi need valikud. Et mul on tunne, et sul on täpselt see sama õppetükk või see sama teema on käsil. Sest ma näen, et siin on sul sellist mõtisklemist, unelemist, unistamist, 7 karikat, mida võtta, mida jätta, ehk otsustamisega probleem. See ei pruugi olla otsuse võimetus, vaid see võib tõesti olla see, et sul ongi nii
läbinägelikkus, et sa näed mitut erinevat eluliini üheaegsasti. Teised teist siin võib olla siis see saatana kaart ja karika 3, et sa oled justkui suhtes kellegagi, kus te võib-olla mõtletegi seesama lugu, et sa käid kohtingutel või suhtled mitme erineva inimesega ja sa ei tea, kellele pühenduda, et siin on mingisugune killustatus. Ja järgmise 3 kuu jooksul, ma võtan veel kaardi teile, järgmise 3 kuu jooksul see küsimus tuleb aina rohkem esile, et sa tunned, et sa pead midagi ära otsustama. Või siis väga väiksemal grupil teist, kui sa oled olnud sellises keerulises suhte kolmnurgas, kus see sinu inimene on olnud abielus, siis tea, et selles olukorras püsides oled sa eemal oma spirituaalselt teekonnalt. Sa ei lähe ülestõusu teekonda, sa püsid selles varjupooles ja hirmu tasandil, sest sinu hingetõde pole kunagi olla kellegi armuke. Sinu hingetõde ei ole mitte kunagi olla kolmas ratas vankri all või saada kelleltki armastatud inimeselt jäänuseid või alles jäänud mis iganes, eks ju. Spirituaalne tee on väärikuse tee, see on tõe tee ja see on suveräänsus. Nii et sellest olukorrast sa justkui mõtiskled võib-olla lahkuda. Hiromant, sõnni energia. Traditsiooniline justkui teekond, spirituaalne teekond ja abielu teekond. 3D, praktiline külluse tee ja kõrgem siis selline vaimne. Võib-olla sul on keegi spirituaalne õpetaja, kes on tulemas su teele või mingisugune kursus, kus sa lähed õppima siis oma teadvuse kohta, sest et see sinuga toimuv ärkamise protsess paneb sind otsima endale vaimset õpetajat. Võib-olla sa oled minu gruppi tulemas, kaksikleegi gruppi tulemas, siis see on sul kaartides. Aga siin on mingisugune konflikt siis justkui jällegi suutmatus viia kokku oma praktiline elu vaimse ärkamisega. Ja see on loomulik, et me kõik teeme selle läbi. Siis kui nii nagu sees, nii ka väljas hakkab meil kokku alles liikuma. Vaatame veel kord. Mis on see emotsioonid? Emotsioonid on laes. Okei, ma saan aru, teil on väga tugevalt siin mitu rauda tules. Mul on ikkagi tunne, et millegi või kellegi vahel sa siin valid. Või oled sa olnud olukorras, kus sa oledki siis see kolmas osapool ja see sinu inimene on näiteks hõivatud millegi või kellegi muuga. Siis see jõuab sul kulminatsioonipunkti ja sul toimub südamekeskuse avanemine, sul toimub siis kõrgema info sissetulek ja sa lahkud sellest olukorrast. See kõik on sul kõrgemalt poolt ette määratud ja sa liigud edasi. Tuleelemendi 8 on väga, et sa saad justkui selle taipamise, sul tekib see realisatsioon, kus sa alistad selle situatsiooni. Enne seda ma ei salga, siin tulevad ilmselt tugevad emotsionaalsed sellised üleelamised või tugevate tunnete tundmine, mis on osa emotsioonide puhastusprotsessist. Ja seejärel, kui sa selle teed läbi, siis sa liigud jõuliselt edasi. Ja mulle tundub see jõuliselt edasi liikumine sellest konkreetsest energiast viib su tegelikult spirituaalsele teele. See viib sind intiimsemasse kontakti iseendaga ehk oma hingega ehk oma jumalikkusega, jumalaga enda sees. Nii et praegu sa oled olnud mingis olukorras, mis on hoidnud sind siis varjupooles. Ja see on seotud kas kellegi kolmanda osapoolega, kellegi sõbraga või mingi suhtega. Et see on nüüd teile see sõnum. Et siin on mitu erinevat gruppi, sellepärast mu jutt võib-olla ei ole väga loogiline, et see on mitmetele erinevatele inimestele. Võid anda siin kommentaarides teada, kuidas sind kõnetab see. Ma vaatan korraks ka seda lõpptulemust sul. Jah, ma näen seda, et sa oled tegelikult
sa tulid seda videot vaatama, sest sa oled üsna allaandmise sellises piiri peal, et jällegi sul on raske leida usku. Sul on raske veel kuulata omaenda juhatust. Nii palju muutub su ümber. Sa muudkui integreerid, sa oled väsinud. Sa oled kurnatud. Aga müntides uued algused tahavad tulla. Uued jällegi need samad projektid, uus investeering, mingisugune koduvahetus, oma kodu ostmine, uue auto ostmine, mingi investeering kuskilt, võib-olla pead laenuks raha võtma või sa saad selle pärandi kuskilt, aga jällegi sinu emotsionaalne selles saatana või ütleme kaassõltuvuse energias püsimine ei lase sinu saatusel sind leida. Nii et tegelikult siin ongi nurga taga ootab sind see müntide 9, see justkui kuskilt sülle kukkunud väga edukas ettepanek või pakkumine või investeering, mis on seotud elumuutusega, aga nii kaua, kui sa oled paigalseisus, vegeteerid ja mõtled ja unistad justkui millestki või kellestki või et keegi tuleb ja teeb selle sinu eest ära, siis ei, seda ei juhtu. Sa pead seda ise tegema ja siit sul tekib illumineering, siit sul tekib järgmisele tasandile tõusmine ja millegi taipamine. Eks sa ise seda pärast koged, kui sa selle läbi teed, aga selline iseenda sees sellise vastupanu ja hirmu ületamine, et liikuda lähemale omaenda küllusele, mis sind tahab leida. Nii, grupp number 2, see oli teie lugemine. Ja nüüd tuleb grupp number 3. Grupp number 3. Teil oli selline ilus sinine kivi. Sinu teema on müntide kuus, järgmise siis augusti kuni oktoobri. Müntide kuus on minu jaoks välja tulemine situatsioonist iseenda sees, kus sa annad endast rohkem, kui sa vastu saad, kus sinu andmine tuleneb hirmust ehk meele järgi olemisest, kus sa ärkad sellele, et sinu andmine ei tulene mitte inspiratsioonist, vaid see on õpitud muster, õpitud käitumine. Võib-olla sinu vanaema või ema ütles, et head tüdrukud teevad nii või head naised tõstavad toitu oma mehele kulbiga, ma ei tea, suhu või kaussi või head naised on külalislahked, teevad alati küpsetavad koogi, katavad laua, koristavad, pesevad, kasivad, teevad ühesõnaga, mis iganes on see lugu, sul on vaja ärgata sellele loole. Ja see on hoidnud sind ebavõrdsest balansist väljas andmise, saamise, kogemusest sinu enda eraelus, sinu sa oled kerjanud ja üritanud välja teenida armastust. Siin on see programm, mida sa hakkad siis sellele ärkama ja kui sa sellele ärkad, kui sa seda hakkad teadvustama, kui sa hakkad seda ära tundma müntide 6-ga, siis siin praegu tahab toimuda läbimurre ja potentsiaal, et sinu elus hakkab minema paremasse tasakaalu, siis andmine, saamine. Ükskõik, võta nii, kuidas see sinul resoneerub. Kas konkreetselt su abielus, kas sinu suhtes, sinu kolleegiga, sinu töökaaslasega, sinu õega, sinu vennaga, sinu lastega, sinu naabrinaisega, kuidas iganes, aga siin on vaja siis õppida ka vastuvõtmist. Nii, ära lase uhkusel rikkuda ära siis sinu kavatsused, ära lase uhkusel siis vahele tulla lõvi energia. Siit tuleb palju tuleenergiat, tuleb läbi. Tuleelement, avasta ja elusta oma kired. Anna Jeesuse vanaema ehk siis valguse levitamine, uute vundamentide ladumine ja jumalik plaan. Piirid. Miks ma imesta? Miks ma imesta? Piirid on sinu õppetükk praegu järgmise
alates augustist kuni oktoobrini. Ja tarokaardid sauatäss, müntide paas ja karikarüütel. Nii, nagu ma ütlesin, sinu õppetükk praegu ja ütleme selline muster ja teema järgmisel tsüklil, järgmise 3 kuu jooksul ongi siis õppida vastu võtma, õppida ütlema inimestele viisakalt, pehmelt, selgesõnaliselt ei. Öelda inimestele, kui nad midagi sult eeldavad või paluvad, ja kui see ei lähe kokku sinu selle hetke tundega või päevakavaga või plaaniga, õppida ütlema siis erinevatel viisidel ei. Jah, inimesed võivad alguses võtta seda, kuidas iganes nad võtavad, see on nende enda probleem, see, kuidas nad reageerivad ja vastu võtavad, sinu avardumist, sinu muutust, see on nende probleem, mitte sinu probleem. Ja ma tean, et sa praegu seda mõtled, aga sa oled olnud olukorras, võib-olla sa oled siis väga heatahtlik, väga abistav, kõiki toetav, kõigi jaoks olemasolev, kõike üheaegsasti tegev, selline multitasking, kas firma juht või isa või ema või kommuunijuht või mingisugune oma platvormi juht, ühesõnaga, sul on vaja ajada selg sirgeks, vaata seda isikut siin ja panna käed niimoodi, ei, minu ruum on siin ja inimesed hakkavad austama su piire. Sa pead lihtsalt iseenda sees teadma, mis su piirid on. Võib-olla sul on vaja alguses mõtiskleda läbi oma nädalakava, õppida oma negatiivsetest kogemustest, kus sa tunned võib-olla peavalu või iiveldust või sul on paha hakanud või sa oled ennast hakanud häbistama või süüdistama sellepärast, et sa oled inimeste jaoks olemas olnud või öelnud jah, kui sa tegelikult tahtsid öelda ei. Nii et pane kirja need olukorrad, mõtiskle nende mineviku negatiivsete olukordade peale, et nüüd nendest õppida ja ennetada nende olukordade tekkimist. Et kui, näiteks minu puhul, et ma üldse ei üritagi oma graafikusse panna 3 tarokaardi lugemist päevas, sellepärast, et ma põlen läbi ja siis ma hakkan põlgama selle töö tegemist ja ma ei saa teile anda parimat osa iseendast. Nii et kui ma ennast armastan, siis ma ütlen, ei, ma ei võta rohkem taro lugemisi. Ma teen täna ainult 1 taro lugemise ja teised peavad ootama. Järjekord on seal ja järgmise ma saan võib-olla järgmine nädal teha. Olenevalt, kuidas see hetke sinu südametõde on, sinu kõrgema mina tõde. Nii et ma tunnen, et üleüldiselt kõigi 3 grupi ja praegu õhus olevate energiate puhul ongi paljudel siis kohanemine sellega, kuidas sinu sisemine radar on muutunud selles osas, kui palju sa saad inimestele öelda jah, ja ilmselt sa pead rohkem ütlema ei. Aga see üleüldiselt tähendab seda, et toimub ärkamine, toimub teadvuse avardumine ja inimesed liiguvad sügavamasse enesearmastusse. Eks ole? Ära lase uhkusel tulla vahele, võib-olla sa oled lõvi päikesemärk või tugeva lõvi asetusega sünnikaardis, päikekuu või tõusumärk ja lõvid on väga uhked. Lõvidele meeldib, aga uhkus on ego, uhkus on hirm tegelikult. Nii et võib-olla sa oled tahtnud inimestele kogu aeg anda parimat, pakkuda mingisugust spetsiifilist kvaliteeti, kogemust, kingitusi, mis iganes see sinu teema on, siis tule välja sellest uhkusest. Ei juhtu mitte midagi, kui sa võtad natuke chillimalt, natuke lõdvemalt ja tõmbad tagasi ja lähed rohkem oma pehmesse, naiselikumasse vastuvõtmise energiasse. See on sulle endale sinu vaimse tervise mõttes vajalik. Ja ma tunnen, et sul ongi taustal siin sul on oma teekond, sul on mingi oma teekond, millele sa oled siis võib-olla ärkamas või seda ära tundmas. See võib olla kuidagi, nagu ma juba ütlesin, teistele mingisuguse ilusa kogemuse, harmoonia, ilu, esteetika pakkumine. Andke mulle kommentaarides teada, kes te olete, ma lihtsalt märkan siin neid ilusaid lilli ja seda
kuidagi mul tuleb ette kas mingi pulmakorraldus või midagi fotograafiaga või stilistikaga või kuidagi sa lood mingisugust esteetilist lõpptulemust. Ja see on ka osa ilu ja harmoonia toomisest, avardamisest, laiendamisest siin kollektiivis, inimeste seas, eks ole. Siit tuleb sisse siis see tuleelement ja tugev inspiratsioon, et mul on tunne, et sa lähed, ehk sa paned ennast esikohale ja sa lähed võib-olla selle asemel, et teiste jaoks kogu aeg olemas olla või teha seda tööd, mis sulle küll meeldib, aga sa oled aru saanud, et sa oled ennast siis kurnanud, et kui sa niimoodi jätkad, siis sa põled läbi ja sa lähed midagi uut õppima. Et ma näen, et siin on tulemas sügisel sul uus kool, uued õpingud ja väga võimalik, et täiesti uus eriala, mida sa siia kõrvale õpid, mis on sul mingisugune uus kirg, aga ma tunnen ja näen kaartide pealt, et see sütitab sinust tule. Võimalik, et sa võib-olla pead hoopis kuhugi reisima, kuhugi minema ja su perekond, su partner, su lapsed peavad ilma sinuta hakkama saama, aga see on lähemal enesearmastusele. Nemad õpivad, võib-olla siin on see mees, abikaasa sul, kes jääb laste eest hoolitsema, kuigi võib-olla alguses sa oled olnud nii kontrolliv, oled ennast ära kurnanud, sa oled arvanud, et kõik kukub kokku ilma sinuta ja see ongi sind väsitanud ja nüüd sa sead need piirid ja sa lähedki hoopis kuhugi eemale ära, jätad oma lapsed nende isaga ja sinust süttib kirg, sinust süttib inspiratsioon ja lõppude lõpuks viimane kaart on karikarüütel. Ma näen, et siin on tulemas sulle mingisugune romantiline ettepanek vähilt või siis vähiasetusega meesenergialt või on tulemas vabandus sinu partnerilt või sellelt isikult, kes kuidagi kellega teil oli balansist väljas andmine, saamine või elukorraldus. Kui sa oled vaba ja vallaline, siis sinu enda kired, sinu enda tegevused ja sinu enda enesearmastusse rohkem astumine võimaldab sulle siis uue suhte tuleku sinu reaalsusesse, et see on keegi, kes on väga artistlik, romantiline, emotsionaalne, ta on veeelemendi mees, ma tunnen, et ta on selline noorem, et ta on alla 40 aastane, ta on nagu prints valgel hobusel, kes tahab sulle siis pakkuda unustamatuid seiklusi ja kogemusi. Nii et igal juhul siin on praegu siis on õppida siis, kuidas võtta vastu, kuidas panna ennast esikohale koos siis uute projektide, uute õpingutega, kooli mineku, reisimise ümber siis enda paigutamine ja liikumine, võib-olla ka geograafiliselt. Ja ära lase uhkusel tulla siis vahele. Et siin on võib-olla selline uhkus, aga mulle meeldibki kõike ise teha, siis see on sul piirav uskumus. Me ei ole loodud orjama, tegema kõike kuni siis ninast veri väljas või kuni me kukume õhtul pikali ja oleme väsinud, see on puudusteadvuse programm. See on meie esivanemate karmaline uskumus ja programm. Ja kui sa hoiad sellest kinni, sest sulle on öeldud, näed sa, tugevad naised teevad nii, tugevad mehed teevad nii, see on piirang ja see takistab sul külluse ja armastuse kogemust ja kogemist oma reaalsuses. See hoiab sind lahus sinu kõrgemast potentsiaalist ja teekonnast ja kogemusest. Aga ma loodan, et sa said juhatust, et sa said selgust, et sa said vähemalt meelelahutust. Anna mulle teada kommentaarides. Ma väga hindan teie kõigi kannatlikkust, toetust ja püsimist sellel kanalil. Ma video alguses rääkisin, miks ma nii harva postitan videosi. Ma plaanin seda muuta. Aeg-ajalt teen siis ka taro privaatlugemisi ja ma usun, et siin sellel nädalal tuleb neid videosi veel ja ilusat suvist päeva.